Audru areenal algamas teine veerandaeg mängus PC Tauriin koripallo. Veerandaeg lõppes seisuga 17:21 ja seda koripallo juhtimisel. Palli paneb mängu seekord Tauriin. Ja on ka uusi mehi koripallol väljakul. Ja siit tuli viga number 8. Tehti viga Lauris Pusti vastu, kes on täna olnud äärmiselt aktiivne, peaks mainima, kuid Kunto ei saa seda palli kätte. Siin tundub, et Aut välja viskan tervini väli kätes liiga palju jõudu ja nüüd omakorda külje Aut läheb koripallole, kes tuleb üle palliga. Mida välja mõtlevad, läheb sööt 3 taha, sööt keskele, kus Kunto ei saa mehega hakkama ja visatakse jälle 2 punni ära. No lihtsa koha pealt tulevad nüüd koripallokorvid, ei ole midagi öelda. Kuningas palliga üle. Engman. Millega suudab hiilata. Hiilgab korviga, millega siis veel. Engman väga sümpaatne mängija ja siit oli vahet õige lähedal, kui koripallo tuleb kui stundi kiiresse praegu. Ja korv loetakse. Nüüd väga nukker lahendus Tauriini poolt vaadatuna, kui Kuningas tuleb palliga üle. Oi, trikitab siit endast 10 korda suurematest meestest läbi ja palli kaotus lähedal kui Engman. Engman oli palli kaotuse lähedal tegemisele, sööt läheb Pustile, sööt alla Kuntole, kes ei taba ja lauas on koripallo. Kes palliga kiirelt üle tulemas. Kes positsioonid poolhaak ise ja viga läheb koripallole ja siit läheb pall omakorda Tauriinile. Tauriin palliga üle, Ervi välja Engmanile. Engman üritab korvi alla Pustile anda, aga väga ebaõnnestunult. Nüüd koripallo palliga tulemas üle, palliga päärde. Ei ole koripallo täna 3 proovinud. Siit läheb alla, kust ei visata ära ja Engman tulemas kiiresse. Ja lükatakse pall näppude vahelt ära, pall jääb Tauriinile. Kuust tuleb, teeb ja ei kuku sisse, kuid tulemas visket. Visket siis taas kord Lauris Pustile. Teine viga. Nii, kes nüüd tabab? Ja ei taba. No ei kuku sisse need Tauriini visketena. Teine vise ei taba seegi, kuid lauas ujub. Lauas mitte keegi muu hunt ja paneb ässa. Ja siit pall peaks jääma, kui ma ei eksi, siis Tauriinile. Ja nii on. Külje Audist hunt viskab ja viskas rüngasse. Koripallo tulemas palliga üle, sööt äärde, kus otsitakse teisel äärel sokkidega meest, kes sokkidega meestega jookseb. No sükses liigas ja süksel tasemel ei tohiks enam sükseid palli vigu teha. Tulemas Ervin palliga üle, pall hundile, kes läheb selge ees 1-1 tegema, kaotab sealt palli ja tulemas omakorda koripallo kiirelt üle. Sööt number 3 ja proovib esimest 3 ja mööda, aga kes on lauas ja seal viga tuleb Kristjan Kuningule. Tema esimene viga peaks olema. Järgnevas loomulikult vabavisked, koripallo ja tabab. Koripallo täna järjekindlalt vabavisked tabanud. Ja teine mööda ja lauas ikka endiselt koripallo. Ja endiselt koripallo. Ja nüüd hunt tuli, tegi hundi häält lauast ja võttis palli. Jookseb kiiresti ja tundub, et oli viga hundi vastu. Ei olnud siis hunt ise pea tegijaks. Ja omakorda koripallo kiiret üle tulemas. Ja jooks ja taas kord see sama sokkidega meest. Kas asi on sokkides või on asi milleski muus? Vat ei tea. Nii hunt. Ja siit vahelt lõige tuli, Villepa vahelt lõige ja realiseerib ära, valus.
valus. Nii, hunt uuesti. Katse number 2. Hunt ja 4 kitsed alle võib siis kutsuda tauriini meeskond hellitavalt. Ja jälle koripallo 3 šokkidega mees 3-ne. Ei taba, aga astub auti koripallo mängija. Küll ja aut tauriinile. Seisuga vahepeal 19-28. Ja väga hea sööt Ervini korvi alla, et leida üles sealt hunt, kuid ei toida see asi. Nii, uuesti koripallo. Ja läheb teine 3-ne täna, proovivad mööda Kunto lauas. Kunto Ervinile, Ervin saab palli üle. Ja viga tuleb siit taas šokkidega mees ei saa üldse aru, mis väljakul toimub praegu. Tundub vähemalt minule nii. Aga siit taas koripallo vahelt lõige ja taas šokkidega meest teeb, sükest asja on nagu väga keeruline kommenteerida kuidagi. Šokkidega mees, 3 jooksu ja põhimõtteliselt millegi kasulikku, kui silm ei ole juba paistnud. Et ei õigusta, tundub need pikad šokid ennast. Kui siit sööd Kuntole, kes lauapõrkest raske ise ja tabab. Aga Kuntol käsi valge täna. Koripallo uuesti üle tulemas. Tundub, et koripallol vahetus siis toimunud. 3-ne teele ja rüngasse taas kord, aga laud täielikult blokeerimata tauriinil. Sükest asja, koripallosuguse meeskonna vastu võiks osata ja teha, kui läheb kuningas üle ja oi, vaadake õppida suured mehed, kuidas tuli väike mees ja tegi nagu rannamees rotti siin suurtele koripallopoistele ja teiselt poolt mõtlevad mehed, et oskavad ka, aga vaat ei oska niimoodi. Siin koripallo puterdab ja pall liigub kiiremini kui telepilt järgi jõuab ja mööda. Ja lauas Ervin, Ervin. Ja otsa aut jääb tauriinile. Siit aga vahepeal tauriinit mööda ise, kiire number 3-ne ja taaskord mööda ja taaskord on koripallo lauas ja mööda ja seekord puust. Puust näitab, mis puusti tehtud on. Toob ise ka palli üle, pall kuningale. Kuningas omakorda Engmanile, Engman omakorda Ervin puust. Ja keerab rõngast välja, aga lauas on Ervin, kes ei saa seda palli korda. Koripallo tuleb üle palliga uuesti. Ja sükeste trikkidega ei peta, teate isegi jõuluvana ära. Ja teeb sama mees vea ka. See sokkidega mees jälle. No mida te oskate selle mehe kohta öelda? Mida te oskate öelda? Mees lühiks ajaga teinud juba hulgaliselt vigu ja siit läheb ja viske oli Ervin, kes viskas esimese mööda, teise mööda. Koripallo lauas tuleb kiiresti, minnakse kuninga vastu üks-ühele. No ei saa kuningasuguse pisikse poisi vastu, ei tehta ära lihtsalt, see tuleb teiselt poolt hunt ja paneb ka mööda. No suhtseks jookse viska mänguks on siin läinud. Kui siit poolt tuleb koripallo, kes jookseb ja viskab ära ka vahelduseks. Kuningast palliga üle tulemas. Hundile pall. Hunt korvi alla, kus oli puust, kes pallini ei jõua, aga pallini jõuab Engman, kes sellega palliga teeb mehe tegusid, ehk siis viskab ta korvi. Koripallo palliga üle. Nii. Pange tähele, 3-ne mööda ja puust lauas. No, on vaikselt saanud elu sisse omale BC Tauriin. Peame mainima. Puust sööta alla
Engman, kes lahendab ära olukorra. Väga hea, isegi näete, kohtuniku ajab naerma siuke lahendus. Koripalla tulemas uuesti palliga üle, sööt äärdes okkidega mees, ei kaotanudki palli seekord, number 10. Korvi alla uuesti kolmest taha, number 3, täna 4-3 ja mööda. Ja otsa out Taurinile, 7 sekundit poole lõpuni. Ja tundub, et läheb siit hunt siseviskele. Vaatame Korvi, jäi mööda. Poolaeg lõppenud seisuga 28-32, mis WC Tauriini koha pealt vaadates on väga hea. Teeme siit taas kord pisikese pausi, et olla siis juba teise poole algusest teiega tagasi siit Audru areenalt.